jalgpallimeistrivõistluste esiliiga 33. vooru kohtumises on vastamisi Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ja FC Kuressaare. Ruben leiada Tartus midagi juhuse hooleks ja kohtumist FC Santose vastu juhtima 5-2. Сергей, концовка сезона очень интересна. Да, очень. Все может случиться. И выйти в высшую лигу можем, и также можем попасть в высшую лигу Б. Что говорил тренер Валерий Понтаренко перед игрой? Ну, что очень важная игра, и что надо брать 3 очка обязательно. Назад как бы дороги нет. Ну, ты забил сегодня 2 гола. Как ты сам чувствуешь? Ну, уже чувствую себя тяжеловато, конечно.
наверное, не хватает немного времени для тренировок. Ну, пока пробую. Пока. Этот сезон доиграю точно. Но моментов было побольше, чем эти двоих голов. И это проблема и в предыдущих играх тоже, что не можем реализовать так много ситуаций, сколько нам противники дадут, и сами найдем. Ну да, это вот в том и дело, что, я говорю, времени не хватает для хороших тренировок, постоянных. Вот в этом, наверное, и проблема. Как ты думаешь насчет следующего сезона или еще рано думать о следующем сезоне? Ну, я вроде как решил, что это будет сезон последний у меня за Ракуры. А дальше, ну, в Ракуры в первой лиге, наверное, играть точно, ну или высшей, конечно, чего желаю вам. Я, наверное, уже все заканчиваю. Спасибо тебе за эти игры и надеемся, что 3 последних игр тоже складываются к нашему пользу. Да, сделаю все от себя зависящее, чтобы выиграть их и подняться вам в высшую лигу. Спасибо, Сергей. Пожалуйста. Pelle Pohlak, mänguseis ja intriig püsisid õhus tegelikult teise poole alguseni, meil tuli see penalti ja jäite 1-2 kaotusseisu, sealt hakkas asi allamäge veerema. Jah, eks me võtsime ka teadliku riski, et oleks me penalti tõrjunud, siis me oleks mänginud 4 kaitsega vahetanud ja edasi, aga löödi 2-1, siis mis meile kaotada, et mängisime 3 kaitsega ja mingi aeg ta isegi õigustas 10 minutit pärast seda oli juba väsimus ja kõik muu otsa, et aga kui mõelda esimese poole peale, siis tuleb nagu pettunud olla, et tegelikult reaalselt me oleks võinud esimene poole 2 või 3-0 vabalt juhtida, aga me ei suutnud olla piisavalt kannatlikud, et ära oodata seda positiivse emotsiooniga seda 2-0, eks me läksime närviliseks, et ei tule, kinkisime, olgem ausad, esimeseks ja tegelikult kinkisime ka teise, ma ei tea, 5 söödu pealt tegime penalti ja punaseks enda söödu pealt et see on kindlasti nagu pettumus, et ja pool ajal ütleme nii, et vaadates meeste nägusid ja kõike seda, kui tõsiselt ja kui töökalt kõik tahtsid edasi teha, siis on muidugi kahju, et teise poole esimesel minutil juba vähemusse, eks. Nii et hooaja lõpp jätkuvalt intriig on üleval, kuigi Kure on turniiri tabeli viimasel real, ei tähenda see praegu ilmtingimata seda, et terendab esiliiga B silme ees? Ei, kindlasti mitte ei tähenda, et muidugi kui ma ütleks, et ei ole raske ja kõik on korras, siis mitte päris, aga samas 3 mängu on minna 9 punkti laual, siis ma arvan, et nüüd Rakverega, mis meil vahe äkki on 8 punkti, jah, et sisuliselt nagu nii-öelda matemaatiliselt võttes ei ole ka nad nii kaugel, et kõik on ikkagi lähedal koos ja vist Vändra vahetult oli meie ees, et ei ole midagi. 3 mängu peame tõsiselt pingutama, vaeva nägema ja endast parim andma, siis käib see lõpuvile alles vahele. No samas paneb selline tabeli lõpu osas pendeldamine mängijatele paraja sellise psühholoogilise koorma peale. Ei, eks kindlasti vahepeal, eks natuke loodame selle peale, et meil on nii palju neid mängijaid, kes on üleval mängid siin 5-6 aastat meistriga, mõni isegi rohkem, et võib-olla sellele me oleme väikses nagu siukses, äkki oleme väikses eelisseisus, et me oleme harjunud seal meistriga tabeli lõpus rabelema hooaja lõpus. Aga sama ma tahaks toonitada seda, mis ma hoo esimene mäng, kui me saime 2 punast ja kaotasime Rakvere kunstmuru peal, siis ma lubasin, et meistri esiliiga või premium-liiga esiliiga B lähevad jube tihedaks ja nad on tegelikult läinud ju ikka meeletult tihedaks, et siin pole midagi öelda. Selge, aga mis muud soovida kui võitluslikku hooaja lõppu? Jah, ja edu Rakverel, et ma väga loodan, et teil läheb hooaja lõpp hästi. Aitäh! Kohtumine on lõppenud, täname pealtvaatajaid, kes tulid unnistanud kaasa ja öeldud, 18 Rakvere Tarva järgmisele kodumängule 8. novembril pühapäevasel päeval, kui siinsamas Rakvere staadionil alustab kõige noorem mees, teeb niimoodi. Hea küll, Mattias, jätame sinu siis viimaseks ja eelviimaseks. Eerika Andres Raja alustab, Eerika on 12-aastane ilma soojenduseta, nii nagu tulevad alguses, nii läheb kõik kehaosad. Loeme ära, millega puudutad. Nii et näita, milleks sa võimeline oled. Kalle tuleb siia poole. Ja võime alustada.
hästi, teeme aplausi. Kolmkümmend 3. Teeme aplausi. Ja ma kutsusin tegelikult Kaale põhjusega siia. Kalle, ära minna ära. Sina oled tänase Tarva Facebooki mängu võitja nimelt. Märkisin ennast osalejaks Tarva mängule, kuna sa kohal oled, palju õnne.